ID-kaardi tarkvara hulka kuulub ka Digidoc3 Crypto. Tegemist on programmiga, mis võimaldab dokumente krüpteerida ehk salastada, nii et need on tulevikus avatavad ja loetavad vaid adressaadiks valitud isikule või isikutele, kui need kasutavad oma ID-kaarti ja teavad PIN1 koodi. Hetkel minul kaarti lugejas ei ole, sellepärast et teise isiku jaoks krüptimiseks ei ole minu ID-kaarti vaja. Liigun edasi faile krüpteerima. Esimesel kasutuskorral kuvatakse mulle hoiatus. Nimelt Digidoc3 Crypto sobib väga hästi failide turvaliseks edastamiseks, aga ei sobi nende pikaajaliseks säilitamiseks. Põhjuseks see, et turvaümbriku avamiseks on vaja krüptimise hetkel kehtinud ID-kaarti. Juhul, kui ID-kaart kaob, uuendatakse, saab viga, ei ole võimalik neile failidele enam hiljem ligi pääseda. Sellepärast ei ole kindlasti hea mõte kasutada seda näiteks oma arhiivi turvamiseks. Olen selle piiranguga nõus ja liigun edasi just nimelt saatma turvaeksperdile ühte veebist leitud kurivara näidet. Valin faili ja klõpsan Open. Vasakule poole tekkis siis see fail, olgu öeldud, et see fail jäi mõistagi oma algsesse kohta kettale alles ka ning jääb seal alati kättesaadavaks. Meil on võimalik soovi korral lisada veel faile, aga hetkel pole mul neid rohkem lisada ja liigun edasi siia paremale poole, kus on adressaadid. Klõpsates lisaadressaat avaneb otsiaken. Ja teades isikukoodi on võimalik pärida sertifitseerimiskeskuselt tema hetkel kehtiva ID-kaardi sertifikaati. Sisestangi isikukoodi. Ja klõpsan otsi. Tõepoolest soovin selle saata Tõnu Saamuelile ja vajutan lisasertifikaat. Väikese mõtlemise järel tekib see siia adressaatide nimekirja. Põhimõtteliselt võiksin ma nüüd edasi liikuda, aga selline fail oleks avatav tõesti ainult Tõnu poolt. Juhul kui kas või mina ise sooviksin hiljem vaadata, mis ma täpselt Tõnule saatsin, siis mina seda enam lahti ei saa. Selleks oleks mõistlik lisada adressaatide hulka iseennast. Loomulikult võin ma otsida ennast üles, kasutades oma isikukoodi, aga nähtavasti on lihtsam panna arvutisse ID-kaart, arvuti tundis selle ära ja nüüd on võimalik klõpsata lisasertifikaat kaardilt, ehk siis lisati ka mind ja ma võin selle siit sulgeda. Nüüd niipea, kui ma klõpsan nuppu krüpteeri, see turvaümbriku sisus olev fail krüpteeriti, salvestati ümbrik kettale, samasse kohta, kus oli esimesena lisatud fail, ehk siis seda kohta on näha siit ja me saame seda näha ka, kui me klõpsame siit alt näita turvaümbriku asukohta. Ehk siis nagu näha, siia on tekkinud üks fail juurde ID-Crypto ikooniga ja selle me saame saata Tõnule edasi. Nüüd võimalik on seda saata täpselt samuti siit otse e-postiga, aga hetkel paneme korraks lihtsalt krüptotarkvara kinni ja kujutame ette, et mina olen siis see isik, kes on selle saanud. Ja tehes topeltklõpsu ikooni peale avatigi mulle saabunud turvaümbrik, kus on sees fail. Klõpsa palju tahad, lahti see ei tule, sellepärast et ilma minu ID-kaardita ei ole võimalik seda avada. Nüüd panen ID-kaardi lugejasse, arvuti tunneb selle ära ja muutub võimalikuks klõpsata nuppu dekrüpteeri. Minult küsitakse PIN1 koodi ja kui ma klõpsan OK, siis fail krüptatakse lahti. Mul on võimalik siit samast topeltklõpsuga see avada, tutvuda, tõepoolest näeb mingisuguse veebist pärit koodi moodi välja. Või siis ka klõpsates flopi ketta ikooni peale salvestada see omale kohaliku ketta peale, näiteks selleks, et oleks kindel, et ma tulevikus selle sama failiga uuesti lahti saan. Sellega see õpetus lõpebki. Võtan ID-kaardi lugejast ja soovin teile head
turvalist andmevahetust.